Tere tulemast, head vaatajad ja kuulajad. Taskuringhääling Kaarman kõnetab, alustab. Kes meie esimesi saateid ei ole veel vaadanud, siis esimeses saates käis meil külas Lavly Perling, rääkisime õigusriigist. Teises saates julgeolekuekspert Rainer Saks, vaatasime, mis toimub maailmas, aga täna tuleme kodule oluliselt lähemale ja räägime Eesti metsadest. Ja mul on hea meel tervitada siin stuudios 5. põlve metsameest Taavi Eerpaisi. Tervist! Tervist! No kuidas Eesti metsadel läheb? No ma arvan, et suures pildis läheb ju hästi. Meil on ju täna ikkagi, kõige olulisem asi on ikkagi metsa juures see, et palju meil seda Eestis on, mitu protsenti pindalast on, et kui see hakkab nagu väga vähenema, et selle siis tasuks väga muretseda, aga täna meil ikkagi see protsent püsib 53% juures, et ma arvan, et on kõik hästi. Sa juba võtsid mul natukene ühe küsimuse eest ära, et suure mälumängusõbrana olen alati oma podcastis alustanud ühe väikese sellise mälumängu küsimusega, et ma just tahtsin öelda, et Eesti on ju Euroopa Liidu riikidest metsapindalalt 4. kohal, esimesed 2 peaks olema Soome-Rootsi, 3. Sloveenia, aga kui nüüd sellise sinna tabeli lõppu minna, siis ma küsin, et milline Euroopa riik on metsapindalalt viimane. Ja kui ma annan võib-olla väikese vihje, et seal on 1–1,5% riigi pinnast on kaetud metsaga. No selge see, et ta mingi linnriik nüüd on, eks ole. Aga ma jätan vastuse sulle ütelda ikkagi vist. Ma enne küsin, et sa nii pika metsanduskarjääriga, et mis tunne oleks elada riigis, kus on metsa 1%? No ma vist peaks ära kolima. Aga kui sa pole veel käinud, siis Malta on see riik, ja ma ei ole käinud. Kivi peal nad on. Just. Aga võib-olla räägime täna natukene sellest ka, et me armastame kogu aeg rääkida, et mets on meie rikkus, aga milles see rikkus nagu seisneb, et siin on, ma ei ole teistes riikides sellist polariseerimist näinud, et on ühed, kes ütlevad, et kõik tuleb säilitada iga hinnaga ja teised ütlevad, et rikkus tuleb ka nagu majandada, et kus see tasakaal jookseb üldse? Jah, kui sa ütled, et teistes riikides ei ole nii suurt vastasseisu metsa juures, siis võib-olla sul on õigus, aga ikkagi see, mida rohkem inimesed võõrduvad nii-öelda maast, päriselust, mida nad ei saa enam aru, kust tuleb piim, eks ole, kust tuleb liha ja kust tuleb leib, et kuna see on ikka kõikides riikides sarnane ja ma arvan, et sellist nagu sest vastasseisu on ka teistes riikides kuulda. Jah, tõsi, mitte üheski Euroopa riigis ei ole kehtestatud linnurahu, nagu seda on tehtud Eestis, eks ole. Ehk siis, just nii, ehk siis, et ka meil ei ole see linnurahu ju täna selline 100%, et meil on metsad jaotatud teatud kategooriatesse, kus üldse ei tohi midagi teha, ehk siis on punased alad, ja kus ikkagi võib teha hooldusraied, võib teha ka pärisraied, aga need on sellised, kus on natukene linnuvaesemad metsad, eks ole. Ka Eestis ei ole ta 100% küll nii-öelda linnukaitse, aga nii tugevat nii-öelda sellist suvist raiekeeldu kui Eestis ei ole, et me ju näeme, mismoodi me enda metsaühistu koostööpartnerid lahkuvad Norra, Rootsi, et veeta suvi seal mööda. No aga ütleme, enamus metsatööd käib meil ikkagi talvel ju. Loomulikult, ja jääbki käima, olenemata sellest, kas linnurahu on või ei ole, ikkagi 90% tehakse linnurahu välisel ajal, eks ole. Et see, et meil nüüd suur meediakaja selle ümber käib ja mingid inimesed sellega leiba teenivad, et sõidavad mööda Eestit ja otsivad, kus need masinad töötavad ja siis teevad videoülekandeid ja nuruvad inimestelt raha, et nad võiks mõelda, et huvitav, mitu lindu nad oma autoga hommikul alla ajasid ja korrutada see nende pesas olevate lindudega, linnupoegadega ja siis mõtelda, et kui palju nad ikkagi head tegid tänase päeva jooksul. Aga nüüd jah, kui selle nagu majandamise poole peale tulla, et ma arvan, keegi mõnes mõttes ei saa ju seda kuidagi tagasi ajada, et mets on tegelikult jõukus, mets on nagu rikkus, et kuidas Eesti inimesed sellest nagu osa võiksid saada, et kas nad saavad täna piisavalt või? Kui ka inimene mõtleks selle peale, et kui 11% kogu riigis, mida me teeme, mida me suudame riigist välja müüa, mis on kõige olulisem rikkusalus ju. Et see, et kuidas me oma väliskaubanduse nii-öelda tasakaalu saame, et see on ju ikkagi majandusalus ja kui me mõtleme, et 11% tuleb ikkagi
sealt metsasektorist, siis tegelikult see protsent on ju väga suur ja see protsent on jäänud väiksemaks, tõsi, see oli 17%, täna on see 11%, see on murettekitav koht, eks ole. Ja mingil põhjusel olemegi nii-öelda vaesemaks läinud, eks ole, riigi võlakoorem järjest kasvab, ja me ei suuda enam midagi välja viia, sest jah, midagi teha pole, 30% oleme pannud kaitse alla tänaseks enam-vähem. Metsadest siis? Metsadest, just. No see on ju Euroopa mõistes ju absoluutne tipp. Absoluutne tipp, just. Et jah, me kindlasti võib tuua näiteid, kus võib-olla Soomes näiteks on rohkem, aga kui me mõtleme, kui palju on Soomes tundrat, siis ei ole väga keeruline seal metsa kaitsta. Sest meil on ju tegelikult väga nagu mõnes mõttes väärikas mets, mida saab majandada, et on nii-öelda vanem mets, on selline noorem mets, mis alles kasvab, et noh, kui vaadata ka ütleme selliseid aktiivsemaid looduskaitseid, et noh, kõik tuleb nagu alles hoida, et metsa ei ole ju võimalik nagu lõputult konserveerida, et ühel hetkel ta lihtsalt mädaneb. Just. Kui enne Euroopa Liiduga liitumist oli meil mõni protsent rangelt kaitstavat metsa, eks ole, siis ma soovitan alati nendel, kes soovivad, et seda oleks rohkem ja rohkem ja rohkem seda kaitstavat metsa. Otsige üles need kaitsealad, mis on olnud rohkem kui 20 aastat kaitse all. Mingi jalutage seal, vaadake, kas see mets meeldib teile ja siis tehke oma otsused, et kas teile ikkagi meeldib see majandatud, hooldatud, sajandeid hooldatud, majandatud mets või siis see, kus tegelikult ei ole midagi tehtud, et noh, 30-40 aastaga ei ole seal metsas enam ei seenelasja ega jalutama. Ma just tahtsin öelda, et kui sa sellest hooldamisest nagu rääkisid, et mul on ka päris head seenekohad, no, ma muidugi ei räägi, kus need seenekohad on, isegi mitte nii-öelda võib-olla valla või küla täpsusega, aga ma olen seal vist 30-40 aastat harjunud käima. Noh, 20 aastaga on ta nii võssa kasvanud, et ei ole enam seenine. Jah, nii ongi kõige paremad seenekohad, kus on nii naljakas, kus ega ei ole, et siis mul maja juures on jõulupuuistandus, ise tegin selle kuskil 17 aastat tagasi ja siis hakkasin vaatama, miks need inimesed seal pargivad seal mu jõulupuuistandus juures, noh, ma lasin ta metsaks, sest jõulupuid sealt väga palju ei saanud ja siis läksin ise ka vaatama, mis asja ennast seal, kas tõesti korjavad seeni seal, et põllu peale istutatud kuused, see oli paar aastat tagasi, nad olid 15-aastased, see oli paksult kuuseriisikaid täis, ma imestasin ka, et kuidas moodi nagu see ikkagi, et noh, nii noores metsas, mis ei ole ka üldse metsakooslus, kus ei tohiks olla seda seeneniidistikku ja asja, et ometigi oli seal väga-väga rikkalikult kuuseriisikaid. Aga nüüd nende metsade juurde nagu suures plaanis tagasi tulles, et ma vist ei eksi, kui ma ütlen, et umbes Eesti metsadest 50% on riigi käes, 50% on umbes erasektori käes. Just, et selles mõttes on nagu, ma alati, et kui mul inimesed tulevad metsa ja ma teen ka nii-öelda viktoriini küsimusest, siis üks asi on loomulikult see, et kui palju meil Eestis metsa on, et kas nad teavad seda 50%, ma ütlen 50%, ma loen õigeks, et see on ja ümmargune number ja samamoodi, et see teine küsimus on see, et kui palju sellest metsast kuulub siis meile kõigile, ehk siis RMK-le ja kui palju kuulub eraomanikele, et see on ka samamoodi jälle 50, eks ole. Jah, see protsent. Aga sa sellise kogenud metsamehena, noh, kui iseloomustada, mis eristab näiteks riigimetsa ja mis eristab erametsa, ma mõtlen just sellise majandamise poole pealt, hooldamise poole pealt. No, riigimets on olnud mets sajandeid, teda on hooldatud, kasvatatud metsana sajandeid, et erametsa ja seal on siis, need metsad ongi ilusamad, näevad välja, nad on rohkem võsavabamad, nad on rohkem okaspuu enamusega, siis erametsad olid ju 100 aastat tagasi enamus kõik põllud. Ehk siis 1945, kui esisaad Siberisse saadeti, siis tuli see plahvatuslik erametsade nii-öelda tõus, põllud jäid sööti ja 20 aastaga siis tõusis Eesti metsasuse protsent nagu tohutult. Ja noh, sealt tuleneb see meie, kuidas ma ütlen, meie õnn ja õnnetus, ühes mõttes õnn, et me oleme saanud oma Eesti Vabariik üles ehitada nende metsadega, mis on nüüd seal said sinna põllu peale kasvama hakata 7-80 aastat tagasi. Ja õnnetus on siis see, et me täna näeme, et see vanuseline struktuur on meil paigast ära, eks ole. Et meil tekkis ühe korraga hästi palju noort metsa, siis oli ta keskealine ja nüüd ta saavutas oma küpsuse. Nüüd me oleme saanud seda raiuda, aga tekitanud nagu ühiskonnas sellise reaktsiooni, et väga raied on ju natuke palju, tõsi, et viimase 10-20 aastaga me oleme likvideerinud neid ise hakanud põllumaadele kasvama hakanud metsasid, mis ei ole olnud kvaliteetsed metsad.
need ei ole hooldatud, need ei ole istutatud. Et ma küll siiralt usun ja metsaomanikuna tean ja et kui ringi sõidan, siis olen täiesti veendunud, et see järgmine metsapõlv, mida me pärandame oma lastele ja lastelastele, on kvaliteetsem. Sealt saab rohkem tarbepuitu, ta ei ole niivõrd küttepuu ilmeline. Et jah, pelletitööstusele ei ole see hea uudis, et meie metsad on nüüd edaspidi võib-olla natuke rohkem korrastatud, et sealt enam nii palju küttepuud ei tule, kui seda on tulnud viimaste 20 aasta jooksul erametsadest. Nii on, et me tegelikult enne siia sõites ka nagu rääkisime sellest, et 30% on meil sisuliselt nagu kaitse all, et kui sa ütlesid, et kui see on 20 aastat tagasi nagu arutati seda, et kui palju võiks kaitse alla võtta, et see poleks iial osanud nagu ette näha, et nii-öelda puidutöösturid või ütleme metsamajandajad nõustuvad 30-ga, mis on väga suur protsent, ja teiselt poolt, et see surve, et võiks veel rohkem olla. Jaa, et jah, minu isa on justkui nagu hästi niisugune looduskaitse, ta oli metsamees, aga niisugune hästi aateline ja loodust hoidev metsamees ja siis, aga ma mäletan väga hästi isa seda tunnet, kui me Euroopa Liiduga hakkasime liituma ja need läbirääkimised käisid ja siis oli see Euroopa Liidu nõue oli, et 10% peab saama rangelt kaitstavaks metsaks, siis ma mäletan seda ja see on võimatu. See on võimatu, 10%, et me mitte midagi ei tee, et 10% meie tööst läheb ju raisku ja hukka, eks ole. Ja kuhu me täna oleme jõudnud, eks ole. Täna oleme siis sinna 30% juurde. Tõsi, 18 on täna sellest justkui ainult nii-öelda rangelt kaitstav ja see ülejäänud 12 on siis nii-öelda leebemalt kaitstud mets. Aga ma metsaomanikuna näen seda, et tegelikult see piiranguvöönd on täna metsaomaniku jaoks muudetud sisuliselt kohaks, kus ta enam puitu varuda ei saa. Ma ei saa seda müüa näiteks, jah, ma saan isegi teda võib-olla raiuda, aga mul ei osteta seda näiteks enam, kuna see on ikkagi jälle sealt piiranguvööndist või mul ei kehtestata metsateatist, ehk siis ma võin raiuda ainult 20 tihumeetrit hektarilt, aga kui mul ei ole metsateatist, mille alusel ma siis müüa saan seda puitu, mul ei olegi alust müüa seda, ehk siis nende, ma räägin, et tegelikult on meil Eestis majandusest varsti väljas 30% metsamaast. Aga see on päris palju, Jah, see on meie rikkus. Käis Saue noorte volikogu käis metsas ja siis hästi kihvt oli nendega nagu arutada, ka ikkagi mures ju, et kas mets saab otsa ja täiesti loomulik, noored inimesed peavadki muretsema, Ja siis ma selgitasin seda, et jah, me siin võtame hooga riigi laenu juurde muudkui, et ja järjest viime nii-öelda riiki suuremale võlakoormale ja siis ja teie eest otsustame ära ja paneme lukku 30% metsamaast, et siis ma küsin, aga millest teie siis seda riigilaenu tulevikus tagasi hakkate maksma, eks ole, meie võtame laenu ja paneme teil veel ressursi ka lukku, et siis nad päris kihvti vaadata noorte inimeste sellist mõttemaailma muutust kohe, et siuke lugu, et jah, et sa oled ise kas ka kirjutanud või rääkinud, et nii-öelda oskuslikumalt või targemalt majandades meil jääb aastas umbes 1 miljard eurot nagu metsamajandamisest nagu saamata. Et kui neid suurusjärke tuua, siis näiteks kõikide Eesti koolide õpetajate nii-öelda töötasu või tähendab see, mis riigieelarvest antakse, on umbes 600 miljonit. Ja meil jääb lihtsalt 1 miljard saamata, sellepärast, et me nagu konserveerime midagi. Jah, see umbes selle 30% majandusest välja jätmine, ta nii-öelda suures pildis riigile miljard on see nii-öelda see kulu. Okei, mina ei väida seda, et metsa ei peaks kaitsma. Loomulikult see kuni 10% kaitstavat metsa oleks minu arust täiesti okei, selle kannataks välja, aga lihtsalt see, et me liigume lihtsalt niivõrd suurte sammudega nagu teise suunda, et see teeb kurb ja kurb on vaadata neid metsasid, mida ma näen juba, mida 10 aastat tagasi pandi lukku, eks ole, sa näed, mis neist metsadest juba 10 aastaga on saanud, kui need tööd, mis oleks pidanud tegema, on jäänud tegemata, et siis selline, et vaatad just oma esivanemate nii-öelda tööd, mis nii-öelda raisku lähevad, nad ei teinud kindlasti seda selleks, et see mets jääkski mädanema, eks ole, ja seda ei saaks meie kasutada. Kurb. Jah. Aga ma arvan, ega see metsandus ei ole meil Eestis selles mõttes ka mingi erand, et kui me vaatame, mõtlen seda, kuidas me täidame nii-öelda neid Euroopa Liidu nii-öelda nõudmisi,
nagu sa oled mulle ka öelnud, et põhimõtteliselt meil on juba kõik täidetud, mis peaks olema 2030 juba nagu täidetud, et paljudes teistes valdkondades me käime nagu ajast ees, on need kaitsekulud, muud asjad, et kas see nagu ei mõju meie konkurentsivõimele tervikuna või? No ilmselgelt, eks see on meie majanduses täna näha, et vaatame, kui me tuleme metsa juurde tagasi veel, et vaatame neid, et kui palju metsatööstusesse investeeringuid on tehtud viimasel ajal ja kas on üldse plaanis teha edasi ja seal sektoris on ikkagi väga kurvad meeleolud, et kui see kliimaseadus lükati ka ju tagasi, eks ole, kus justkui oli mingisugune idee, et panna lukku see 30-70, et 70 ikkagi jääks majandusele ja 30 siis paneme siis kaitse alla. Väga ebamõistlik otsus minu arust, aga ta on otsus ja selle najal saaks nii-öelda tööstuseks ole investeerida, kui ta teab, et see 70% vähemalt jääks majandusse. No mina olen skeptiline näiteks, jah, meil on siin VKG üritab teha siin, eks ole, tselluloositehast, veel teisedki siin mõtlevad, plaanivad, aga ma arvan, selles valguses lükati need plaanid ikka jälle edasi. Mina arvan nii. Selle kliimaseadusega seoses? Just, et kus see kindlus, et kus see piir siis nüüd on, kas me lõpuks läheme 50% peale või ja kui meil jääb 50% majandusse ainult, siis on selge, et seda toorainet ei tule sealt metsast enam nii palju ja seda tööstust ei tule siia, jah. No aga see on ju aastaid olnud, et siin Tartu kandis oli ju ka juttu, et võiks teha selle puidurafineerimistehase, mis nüüd lõpuks, ma saan aru, läks üldse nagu Lätti, et ütleme nii, et täna teda võib-olla ta siis kõige lähemal on tulemas ikkagi nagu Ida-Virumaale, eks ole. Kuna seal võib-olla see tööst, kuigi see ei ole võib-olla asukohan üldsegi hea koht, eks ole, et me viime ikkagi metsast väga kaugele selle tehase, et ta võiks olla pigem Tartumaa või Kesk-Eesti või kuskil siinpool, et oleks nagu loogilisem, aga kuna siin see tööstuse vastasseis oli nii suur, et siis seal tõenäoliselt seda vastasseisu ei ole, küll on investoritel seal, ma arvan, et on väga lihtne, ei ole lihtne leida näiteks pankasid, kes oleks nõus sinna investeerima, et kuna see igasugu ohud, aga kindlasti kõige suurem oht on see, et sa oled toormest liiga kaugel. Ma küsin võib-olla natuke provotseerivalt, et aga mis nagu eestlastel nagu viga on, et ühelt poolt ütleme, et umbes mitte minu tagaaeda, ärge siin saastage, ärge siin müra tehke, aga siis järgmisena räägime regionaalarengust, saatke raha. Jah, täpselt nii ta on, et olgu siis need tuulepargid või olgu siis see tselluloositehas, et see on nagu huvitav, aga jube paljud inimesed on nõus tuumajaam, see on õige asi. Aga ma tahan näha, et millal see asukoht paika pannakse ja kas siis ta ka veel õige asi on, et see on päris huvitav vaadata, et kuidas see areng nagu läheb, et praegu on vist kogu ühiskond on nõus, et tuumajaam peaks tulema, et muidu, et elektri hind on ikka liiga kõrge ja nii edasi, aga vaatame, kui me nii-öelda päris jõuame sinna staadiumisse, et nüüd ta tuleb sellesse külasse, et mis siis edasi saama hakkab. No eks ta kuskile mere äärde peab tulema, et ega seal muud lahendust ei ole ja mulle tundub ka, et ütleme, Ida-Virumaa on kuidagi, ma ei tea, kas see õige sõna on nagu mõistlik, aga kuidagi nad ratsionaalselt nagu mõtlevad, et see on ju töökoht, see on ju töökohad, investeeringud, kogu toetav struktuur, et kõik need toovad ju. Ja metsatööstuses oleks ju päris palju töökohti, et. Absoluutselt, loomulikult. Aga palju on räägitud ka ju sellest, et me väärindame vähe, et läheb pelletiks, läheb nii-öelda palgina välja, et mida näiteks riik saaks teha? Ma täpsustan siin kohe selle ära, et palgina ei lähe Eesti riigist välja mitte üks jupp. Mitte üks jupp. Palki tuuakse ümarana Eestisse sisse. Et näiteks see sama linnurahuaeg, Soome-Rootsi raiub täiesti edasi ja kusjuures laevad tulevadki palgiga sealt Eestisse sisse nüüd siin suveperioodil. Et ehk siis probleem ei ole selles ilusas materjalis, mida on võimalik, mis on sirge ja piisavalt jäme. Eks ole? Et sellise materjali nii-öelda töötlemine on Eestis tipptasemel, maailma tipptasemel. Küsimus ongi see, et kui metsad on hooldamata, mida meil on just erametsad, eks ole, olnud, mida me täna raiume, siis sealt tuleb
tihti ainult 2-30% sellist materjali, mis on sirge ja piisavalt jäme, eks ole. Et mida me saame oma Eesti tööstustest ära kasutada. Aga nii kui ta on, kas mäda, kõver, jah, kaks põhipõhjust, eks ole, liiga kõver ja liiga mäda. Ehk siis sellise puidule meil Eestis siis ei ole piisavalt tööstust. Jah, on jumal tänatud, et on pelletitööstus. Kui meil seda ka ei oleks. Enne pelletitööstust jäi selline materjal metsa vedelema. Me ei toonud teda väljagi, sest ta majanduslikult ei kannatanud tuua kaugemalt näiteks kui 500 meetrit teest. Ei kannatanud tuua sellist materjali välja. See ei metsa. Täna vähemalt toome ta välja. Jah, pellet ei tooda, ei ole mõistlik lahendus nagu selles mõttes, et temast ei saa nagu kõige kallimaid tooteid, eks ole. Aga ta on igal palju kallim kui näiteks või palju, mitte kallim, vaid palju mõistlikum riigile maksude seisukohast, eks ole. Kui teha ta pelletiks ja viia ta pelletina välja, selle asemel, et viia ta ümarpuiduna välja, on ju. Aga täna siis ongi nii, et pellet, tõsi, Lõuna-Eestist läheb osa see puit, mis sobiks ka tselluloositööstusele, läheb ka pelletiks. Tõsi, seda me tunnistame, seal ei ole midagi varjata, aga lihtsalt Lõuna-Eestist sadamasse vedada on niivõrd suur transpordikulu, et ta on mõistlik teha pelletiks. Põhja-Eestist läheb siis see nii-öelda tselluloosiks sobilik materjal kõik laevaga välja ja see on probleem. See on kuni 2-3 miljonit tihumeetrit aastas. No päris palju. Jah. Ma küsin, see on võib-olla minu selles mõttes nagu rumalus, et kuidas see Eesti kliima üldse on, et kas ma eksin, kui ma ütleme, et omal ajal Venemaa on seal kuskil Siberis ja Soomes põhjas, kus puit kasvab nagu aeglasemalt tihemini, et ta on nagu teatud toodeteks palju kvaliteetsem materjal või? Eesti on ka ikkagi väga heas kohas selles mõttes, et meie näiteks Okaspuu puit on väärtuslik Põhjamaa puit. Teda loetakse sama kvaliteetseks kui Soome-Rootsi Põhjamaade puit. Näiteks kui nüüd Saksamaal kasvab kuusk, see sama kuusk, mis meil siin. Aga tema kasvukiirus on ikkagi palju kiirem ja tema näiteks ei sobi teatud toodetesse. Aga meie Eesti kuusikud, männikud ikkagi sobivad või võrdsustatakse Põhjamaade või siis ka Venemaa puidu kvaliteediga. Et selles suhtes. Aga kui me räägime kliimast, siis me näeme, paljud võivad vastu vaielda, aga mingi kliima soojenemise märgid on ka metsas näha. Näiteks teatud puuliikidel läheb paremini kui ennem ja teatud puuliikidel läheb halvemini kui ennem. Kuusk on kindlasti kaotaja täna. Et me näeme, et me ei saa enam kuuske kasvatada 80-aastaseks, nagu vanasti saime. Me peaksime täna raiuma veidi varem, 50-selt, 60-selt, maksimaalselt 70-selt. Aga samas läheb paremini tammel, kõigil kõvadel lehtpuudel tegelikult, aga tamme ma tooks eriti välja, mida on järjest rohkem on meie metsades tamme, et see nagu viitab sellele, et kliima on muutumas, mulle on niisugune tunne jäänud. Kas see kliima soojenemine, me kõik saame aru, et ta on ikkagi nagu soojemaks läinud, et kas see kuidagi soodustab ka, haiguseid, kahjureid, muid? Just, seal ongi positiivsed ja negatiivsed. Positiivne pool on see, et vegetatsiooniperiood on pikem, mets kasvab rohkem, kiiremini, aastas rohkem, eks ole. Aga teisest küljest ongi jah, et tuleb igasugu tundmatud haigusi veel juba lõuna poolt juurde, eks ole, lisaks sellele meie põlisele liigile, kuuse kooreüraskile, mida juba kõik inimesed Eestis peaaegu tunnevad, on palju räägitud viimastel aastatel, kuna kõik on visuaalselt seda pilti näinud, mismoodi Eesti kuusikud on väga tihti, just vanemad kuusikud on surnud, et siis sellel teemal on palju nagu räägitud ja teadlikkust tõstetud, aga on ka niisuguseid uusi haiguseid ja asju, mis kahjustavad puid. See oli, ma arvan, 6-7 aastat tagasi, mul ka mõned tuttavad metsamehed kõik piltlikult öeldes tõmbasid, ma ei tea, mõneks kuuks Saksamaale, et kuna seal vist avastati ka mingid kahjurid ja see oli väga kiiresti väga palju maha võtta. Nagu. See oli seesama kuuse-kooreürask, lihtsalt see oli seal veel massilisem, kuna seal kliima on veel soojenem, siis ta jõuab lihtsalt ühel aastal teha
nii mitu põlvkonda rohkem, mida pikem on vegetatsiooniperiood ja no iga järgnev põlvkond on kordades suurem, eks ole. Ja kui tal on piisavalt süüa, kui on piisavalt vanu kuusemetsasid, siis ta muudkui neid ragistab. Ja tõsi, kõik need ilusad Saksamaa ja Austria metsad, kuusikud, mida olid siis, nüüd mägede metsad, mida oli siis üritatud püsimetsana majandada. Et ikkagi ega seal ka ju inimesed ju käivad metsas, lageraie on ikka kole ja ka seda surve nagu püsimetsandusele oli seal Lõuna-Euroopas ka väga suur. Ja tulemus on siis natukene see, mida ma arvan, mitte keegi ei tahtnud, eks ole, kui nüüd ikkagi võetakse korraga 100 hektareid järjest maha. See pilt on ju palju oledam, kui oleks seda teinud nagu mõistliku metsamajanduse korral, kus võetakse korraga lagedaks 2 hektarit, 5 hektarit, eks ole, 1 hektar. Et see tulemus, nüüd on natukene hullem, aga ega mets tuleb tagasi. Kuule, veidi poliitika poole pöördudes, et 2000 või 4-5 aastat on meil juba nii-öelda Ukraina kriis, sõda, ütleme, piirid kinni. Kui palju meil Venemaalt üldse puitu tuli ja mida see nagu meie majandusele tähendab, et sealt ei tule enam? Just seal Venemaalt ei tulnud meile ju väga, ma ei julge öelda, et üldse ei tulnud, aga põhimõtteliselt sealt ei tulnud nagu ümarmaterjali. Kui täna tuleb ümarmaterjal tõesti Soomest, Rootsist palgi kujul meile, siis Venemaalt tuli just selline saematerjal. Ja nii nagu ma ütlen, et meil on väga kõrgel tasemel saetööstus ja järeltöötlus, siis see tuli sisse saematerjal, see siin ööveldati, võib-olla tehti ka hoopis puitmajaks ja müüdi siis nii-öelda kallima tootena riigist välja. See osa jäi siis nüüd Venemaalt tulemata ja ta korraks tekitas selliseid tarneraskusi ja metsaomanikul oli korraks isegi ausalt öeldes päris hea aasta, kus metsamaterjali hind läks ikkagi väga kõrgetesse kõrgustesse siin korraks, et oli korraks ka meie õuel pidu, ütleme ausalt, aga see laabus väga ruttu, tarneahelad muudeti ümber ja eks see puu hakkas kuskilt mujalt tulema. Ja võib-olla ka Venemaa puu ja läbi kolmandate riikide, et ka vineeri tootmises oli see asi nagu tõsine ja see asi on tõsine tänaseni. Et väga, väga huvitavalt sai Kasahstan Euroopa suurimaks vineeritootjaks siin peale Ukraina konflikti, et nii ta on. Palju Kasahstanis üldse endal metsa on? ma ei julge protsenti öelda, aga väga, väga, väga läbinähtav oli kõik see. Eks see on natuke sama, et siin kriisi algusaegadel me siin Saue vallas ka ehitasime lasteaed ja muid asju, kus oli nagu metalli vaja, siis ehitaja nagu ütles ka, et küsisime, kust metall tuleb, et kõik need armatuurid, muud asjad. Eks ta nagu Rootsist tuleb ja siis küsisime, selline metall Rootsist või? Ärge küsige, kuidas ta Rootsi jõuab. Just. Et nii on. Aga puidu hindadega jah, et ma ju olen ka mõnes mõttes suvilas või maakodus ja kütan puiduga ja mis seal salata puitbriketiga, et see vahepeal kahekordseks see puitbriketi hind tõusis siis. Ja. Aga täna ta on, kui me vaatame jälle 10 aastat, siis tegelikult ikkagi on uskumatult stabiilne olnud nagu küttepuu hind ja ka näiteks hakke hind, ma mäletan, ma olin ise Nissi soojuse nõukogus, kui 13 aastat tagasi ikkagi otsustasime viia Nissi soojuse hakke peale, põlevkiviõli pealt hakkepuidu peale. Siis muidugi vaadati, et ikka mina seal susin ikka ja just on ju metsamees ja ikka hakke peale ja siis ikka seal nii mõnigi mees volikogu laua ta ütles, nii Taavi, sina vastutad, kui ei lähe küttehind alla. Aga ma ütlesin jah, ma luban, et läheb. Et ma olin jumala kindel selles, kõik arvutused näitasid seda ja ma olin jumala veendunud, et see puidu hind ei lähe 2-kordseks ja 3-kordseks ja nii edasi. Ja nüüd siis ongi tulemus see, et see küttehind langes 40% esimesel aastal ja ega ta pole väga palju tõusnud siiamaani. Keegi aitäh on ka öelnud või? Ei, kas just, aga mul endal on vähemalt süda rahul, et igal juhul saime Nissi aleviku oluliselt puhtamaks ka lõhna mõttes. Ja ikkagi tooraine tuleb 20 kilomeetri raadiuses, see on kõige olulisem ju. Aga mõnes mõttes on ju kindlus olemas, et kõikide nende kütteõlide ja muude asjadega, et palju tuleb ikkagi ju mõnes mõttes importida. Absoluutselt.
absoluutselt. Ja me jääme ju, mis siin ütleme, kriisi algusaastatel ka gaas ja kõik muud asjad tegid. Aga ma tahaks nagu natuke küsida nagu seda, et võib-olla meil see avalik debatt ja muud asjad nagu käivad nagu väga sellistes nagu äärmustes, et üks räägib ühte juttu, teine räägib teist juttu, et keskpõrandale nagu kokku ei saada. Et kui me vaatame ka just muid valdkondi, ütleme haridus ja muud asjad, või ütleme riigi rahandus, et paljud räägivad, et mida tähendab see riigivõla kasv, kõik muud asjad, aga inimesed nagu ei taju seda. Et mis siis on, et see riigivõlg on selline, et ühel hetkel tuleb see tagasi maksta. Et kuidas ütleme need, kes sellega kogu selle metsatööstuse ja muu asja vastu nagu ütleme, veri ninast väljas nagu võitlevad. Et kuidas nendeni viia, ütleme see sama arusaam, millest me oleme ka nagu praegu rääkinud, et kui me metsa ei majanda, siis juhtub see, et kuidas viia, et minust on nagu see haridus on väga oluline ja siis mu juures mõtlen, käivad väga paljud koolid käivad ja poliitikud käivad ja kes iganes käivad, et kes tore on, et inimesed tahavad muidugi metsa tulla ja natukene seda teadmist saada. Aga siis ma teen nagu alati mingisugused stampküsimused, esiteks saada aru, et mis inimesed nagu, kus see baasteadmised üldse metsandusest on. Ja siis nagu need on nagu ikkagi nii uskumatult nõrgad, kas või aru saada, et kui vana näeb see puu välja, või et kui vana see puu on, et kui ma täna istutan puu, millal ma võin ta raiuda, kas meil 100 aastat tagasi oli rohkem metsa või vähem, need teadmised on olematud, ja kui sa nagu, me ei saa öelda rumalatele, aga teadmatutele inimestele, hakkad sisendama mingisugust asja, siis jube kerge on neid mõjutada ükskõik kus suunas. Et mina arvan, et me peaks rohkem, see on kiviga meie kapsa, et me peamegi viima inimesi rohkem metsa, rohkem seletama ja siis ma arvan, seda hirmu jääb vähemaks ja see vastaspool, ma nimetan see vastaspooleks, siis tõesti see, kes sooviks nagu enamus Eesti metsa kaitse alla panna, et need jääksid nagu vähemusse või kuidas ma ütlen, et poliitikud julgeksid võib-olla teha ka siis õigeid otsuseid. Täna nad teevad ju otsuseid seetõttu, et inimene, alles eile meie minister Sutt avas jälle või tegi Facebooki postituse, kuidas jälle ühe kaitseala suurendas. Selle peale ta teeb ju postituse, sest ta loodab sealt saada hääli. Aga kui inimesed saaks aru, et oot, ei, kui ta teeb sellise postituse, ma siis küll ei anna talle oma häält. Et kui see nagu arusaamine muutuks inimestele, et tegelikult ta võttis jälle meilt raha ära ju sisuliselt, või järgmistelt põlvedelt võttis raha, kui noored mõtleksid, et see otsus teeb meid vaesemaks 20 aasta pärast, eks ole. Et kui nad teadvustaksid seda, siis tegelikult oleks meil palju lihtsam võib-olla ühiskonnas oma mõtteid edasi anda. Või pigem on see äkki selline pealiskaudsus, et inimesed lihtsalt ei tea väga paljud, mis see metsa majandamine on ja põhimõtteliselt lähevad lihtsalt selliste pealkirjade ja loosungitega kaasa või? Tõenäoliselt nii on, jah. Et inimesed peaksid ühe asja meelde jätma, et mina olen ka metsa pärast väga mures. See mure on natuke teistsugune kui tõenäoliselt tavalisel inimesel, et mina olen mures selle pärast, et me vajame nii palju betooni ja asfaldit. Metsa ainukene vaenlane on, tal ongi 2 vaenlast, betoon ja asfalt. Et me nagu järjest inimestena vajame nagu see betooni ja asfaldit rohkem. Ja meil on nagu jube raske seda, me ei saa panna põldusid järjest metsa alla, et nüüd metsaprotsent jääks samaks, eks ole, kuigi me teeme seda täna. See tuleb toidujulgeoleku arvelt, eks ole. Aga et inimesed peaksid nagu kriitiliselt jälgima seda, et kui palju me nagu metsa maha võtame seetõttu, et me vajame kiiremini Pärnust Tallinnasse jõuda. Rohkem elektritaristut, eks ole, kui me vaatame, kui suured on, eks ole, koridorid, elektriliinide ümbruses, Rail Balticad, kõik need asjad või kaubanduskeskused. Kirsiks tordil muidugi Tartu kesklinnas veel üks uus kultuuriasutus pargi asemele. Et need on teemad, mille üle mina olen mures, kui me räägime metsast.
Nojah, vaata, eks kõigil on omad mured, ma just mäletan, ma hüppan natuke nüüd kõrvale, et siin pool aastat tagasi sind ju valiti Saue vallavolikogu esimeheks, et enne kui ma selle päris küsimuse juurde jõuan, et sa, kui palju sa üldse elus ei ütled? Olen õppinud järjest rohkem ütlema. Et ma mõtlengi, et eelmine aasta, kui ma siin nagu poliitikasse kutsusin, et siis tuli ja siis kui oli vaja volikogu esimehe ametikoht nii-öelda täita, ega see ja tuli no 6 aega ikka võtsin mõtlemist. No natuke nagu punnisid küll. Et ma mäletan, kui seal selle valimine oli, et siis üks vastaskandidaat ju ka kuidagi oma sõnavõtus ütles, et tema on ehitaja, aga näe, Taavi on ju see, kes käib ainult saak käes ja võtab puid maha. Et see oli üllatav viide minu kohta. Kas see ongi, ütleme, sellise tavalise inimese arusaam nagu metsadest ja majandamisest? Aga tõenäoliselt nii on. Tõenäoliselt nii on. Et, või väga suure osa ühiskonnast. Me ei oleks saanud jõuda sinna, kus me täna oleme, kui ühiskonnas oleks teistsugune arusaam. Me ei oleks saanud jõuda sinnani, et 48% RMK-st, meie ühisest metsast, on täna selline, kus enam raietegevust ei toimu. No me ei oleks saanud jõuda sinna. Järelikult see ühiskonna arusaam ongi selline ja mismoodi seda muuta, mul ei ole head plaani. Selge see, et me peame rääkima rohkem, selge see, et me peame inimesi metsa kutsuma neile, aga mis on mure see, metsaomanike arv väheneb. Võib-olla see on ka üks mure, et ühiskonnas meid jääb järjest vähemaks. Me räägime küll väga suurt numbrit, 100 000 terametsaomanikku on Eestis. Mõtle, kui suur arv inimesi peaks aru saama, paneme nende lähikondsed veel juurde, tuled mulle külla, ma räägin oma metsast, eks ole, tegelikult peaks nagu väga palju suur osa ühiskonda metsast aru saama. Aga tegelikult see number on natuke üles paisutatud selles suhtes, et seal on ikkagi ka need, kellel on 0,2 hektarit, ta ei pea ennast metsaomaniks, tal on see metsatuks ja sauna taga, eks ole. Aga ta nüüd arvesse läheb küll kui metsaomanik, aga või ka 1 või isegi 1,5 hektari omanikud, ma teen kindlasti kellelegi liiga siin võib-olla, et jah, ta on metsaomanik, aga ta võib-olla ta ei pea seda metsa kui nagu metsamajanduse mõttes metsaks, eks ole, ta peabki linnulaulu metsaks või kaseviha metsaks. No aga seal on ka mõnus. Absoluutselt, nõus. Ja see on väga tore, kui on ka 1,5 hektarit. Mu mure on just see, et ma näen, et Eesti inimesed ei taha enam olla metsaomanikud. Nad ei taha investeerida enam metsa. Vaat see on, mis mind murelikuks teeb. Et pigem müüakse väga, et mina arvasin 5 või 10 aastat tagasi, et 1-2 aastat veel, siis rohkem enam metsa Eestis võimalik osta ei ole, et ise ka ostsin hirmasti juurde läbi, vähegi sain ikka ostsin juurde, sest ma olin veendunud, et üsna kohe see turg lõpeb. Et see, kes jääb metsaomanikuks, see jääb metsaomanik, kes müüb ära, see müüb kohe ära. Aga ma eksisin. Tänaseni müüakse ja liiga aktiivselt. Et see teeb mind murelikuks, et inimesed nagu, see on tükik Eestimaast, metsa ei tule juurde, hoia seda, majanda, tule metsaühistusse, küsi nõu. Sul on riigi poolt abi olemas, et hoia oma metsa, kasvata. Et mul oleks nagu nii hea meel, kui inimesed nagu jääksid metsaomanikeks, mitte ei müüks seda ära. Ja kahjuks need ostjad tihti ei ole enam. Ostjad ei ole või? Ostjad ei ole tihti enam Eesti raha ei osta enam metsa. Et see on nagu kurb. Et kui Eesti metsa hakkab tootma pensioni Soome või Rootsi või Norra või Taani pensionärile, ma arvan, et see ei ole nagu hea, me ei saa seda keelata, me oleme Euroopa Liidus, meil on avatud majandus, aga ma võtan iga eestlases mütsi maha, kes endale jupi metsa ostab ja selle hooldama hakkab. No aga minu arust ostjad on ju päris aktiivsed, et mul on isal on ka kaks pisikest sellist krundikest ja ütleb, et iga aasta tuleb ikka... Aktiivsed on vahendajad. No just, et tuleb... Aktiivsed ei ole ostjad täna, kahjuks enam. Et vahendajad loomulikult tahavad sult poole hinnaga seda kätte saada ja oma 20% sinna juurde panna, edasi teda kiiresti müüa mõnele välisfondile.
aga Eesti ettevõtted näiteks, Eesti oma ettevõtted, oma Eesti riigi maksumaksjad täna ei ole enam aktiivsed metsaostuturul, et see teeb ka murelikuks. Nad ei usalda enam. Aga mis jama see eestlastega siis on, et autot tahaks omada, korterit kuskil Mustamäel tahaks nagu omada, aga metsa ei taha omada? Jah, see on huvitav. Siin on, loomulikult mets ei kasva kiiresti, mets nõuab hoolt, need, kes on metsaomanikud, teavad väga hästi, mis juhtub see, kui sa 10 aastat ei hoolda oma noort metsa näiteks, on ju. Teine asi on see, et väga paljud on mures, kui neil tuleb üks looduskaitseline piirang. Mis võib olla tõsi, ei pane veel tema metsa nagu täielikult lukku. Jah, ta midagi võib veel teha, on ju. Siis peale selle esimese halva nii-öelda üllatuse saamist, siis ta võib-olla ei oota teist üllatust enam ja ta müüb oma metsa maha, ta ei usalda enam riiki, eks ole. Et ka see on üks asi, mille tõttu inimesed nagu loobuvad oma metsamaast. Aga teine asi on kindlasti ka see, et üldse see maaelust võõrdumine veitsa. Et kui sa linnas elad ja võib-olla siis ühel hetkel ikkagi on vaja seda rohkem seda uut autot või uut korterit ja müüakse see mets, ei ole võib-olla enam nii head sidet. Jah, põhjuseid on kindlasti palju, aga mõned ma nimetasin. Meil hakkab varsti aeg otsa saama, aga ma tulekski veidi sellise mõnes mõttes pehmema poole peale, et sa oled ju ka aastaid või aastakümneid olnud ju aktiivne kogukonna liige, et Nissi koolis hoolekogu liige, kuigi mõlemad lapsed on sul nüüd selle kooli juba nagu lõpetanud. Kõik kolm, jah. Et ma just selle poole pealt, et sa just enne ütlesid seda, et kuidagi nii-öelda toimub selline urbaniseerumine, et inimesed nagu võib-olla natukene nagu maal elaksid, aga tööd teeksid nagu linnas nii ja sest minu arust ütleme kogu see mets ja põllumajandus, muu asi, et see on ju tegelikult see koht ja võimalus, kuidas hoida inimesi maal, kuidas tööd pakkuda, kõike seda, et mis kogukonnad teha saavad. No absoluutselt nii ongi, jah, okei, me oleme siin 40 kilomeetrit ümber Tallinna ja siin tõesti on lihtne ka Tallinnasse tööle sõita, aga kui me räägime just Kesk-Eestist ja lõuna poole, et kui suur oluline osa on see metsamajandus nagu sellel Eesti piirkonnal, eks ole, olgu see siis puidutööstus või metsakasvatus, et tohutu just, et see protsent inimesi, mis seal sektoris saab tööd, on nagu väga-väga oluline ja loomulikult mingi seltskond püüab seda marginaliseerida ja tehakse isegi teatrietendusi selle mõnitamiseks, et selle üle on ikkagi nagu tohutult kurb. Ja. Mis etendus? Meil alles oli ju siin kus kohas see siis oli see Saku Suurel või Ene-Liis Semperi tore etendus oli siin alles kas see oli talvel või kevadel või? Oli. Kus pelletimeestele agu anti, nii et vähe oli. Päris piinlik oli seda jama vaadata. Aga samas hall oli jälle... Mul on õnneks hea meel, et õnneks see läks nii piinlikuks, et ma loodan, et neil endalgi oli piinlik. No asi seegi. et sa oled nagu selles mõttes haridusega nagu seotud olnud ja hindad seda, et kuidas sa üldse nagu Eesti haridust täna hindad, et mulle nagu tundub see, et ega me seda koolivõrku, mis hakkab meie kirstunaelaks tõenäoliselt saama, et ega me ei ole seda piisavalt nagu ka metsa selles mõttes majandanud. Ma olen sellel teemal ja ma peaksime tegema uue tunni, aga ma olen tõesti sellel teemal, nagu ma olen olnud Luua kooli nõukogus, siis ma olen Nissi kooli hoolekogus, et seda haridussüsteemi nagu kõrvalt näinud omajagu ja siis nüüd kõige nii-öelda kirsiks tordil on just see moment, kui mul oma lapsed jõuavad siis täna sinna keskkoolist edasi nüüd siis mida teha, ülikooli, et nende tagasiside mis nad on andnud mulle, siis igal juhul ma arvan, et kui me läheme 5 aasta jooksul seal mingi väga suuri muudatusi ei tee, siis see jama kokku kukub. Minust on see, ka see tase on, ma arvan, läinud alla, pluss see, et me järjest minust kulutame järjest rohkem raha haridussüsteemi ja ebamõistlikult. Et seal neid kokkuhoiukohti on nagu kõvasti. Mul on hea meel jah, et kutseharidusse ma saan aru, et me nüüd liigume natukene nagu paremas suunas, tahame seda esile tõsta,
kutsehariduse reform on vist nüüd sealmaal, et sellest aastast alustavad kõik juba 4-aastase õppekavaga, mis nii-öelda see on ju jälle juurte juurde tagasi tuleme. Mina olen käinud kutsekoolis 5 aastat. See oli nüüd teistpidi äärmus. Jah, ma ütleks, et aasta kulutati minu peale liiga palju, aga nüüd siis mindi teise äärmusesse 3 aasta peale, nüüd jõutakse jälle sinna 4 aasta peale, et jah, see on see õige number, et palun ärme rohkem muuda seda, et lähme nüüd sellega 20 aastat kenasti edasi ja saame hakkama, aga mis ülikoolis toimub, et kuidas nüüd ütleme, ma võtan metsanduse, et kuidas mina tahaksin millist inimest ma tahaksin endale tööle võtta, et igal juhul ma tahaks see, et ta oleks kutseõppe läbinud, aga silmaringi avaldamiseks ta peaks olema ka ikkagi ülikoolist võiks läbi käia, või teatud osad inimesed, eks ole. Osad inimesed loomulikult, kui hea kutseharidus on, rohkem polegi vaja, väga hea. Aga see, et me täna nagu 4 aastat õpetame nüüd kutsekoolis, siis kui ta tahaks edasi minna, siis peaks veel 5 aastat õppima ülikoolis, ehk 9 aastat, kui ta teeks kogu toru ära. Ilmselgelt on seda palju. Et me peaksime siin ikkagi mingisuguse mõistlikuma toru leidma. Kas peale siis kutseõpet saaks ta näiteks kohe 2. või 3. kursusele, ja tal ei peaks nagu nii palju meie raha raiskama. Saaksime ta kiiremini tööturule. Nii, uus saade, teine kord. Eks meil see häda nagu natukene on, et seda akadeemilist kõrgharidust on palju, et nagu akadeemik Aaviksoogi ütleb, et õpime palju ja nagu pikalt, ja mõnes mõttes see näitab ka meie selline tööjõustruktuur, et ütleme ligi 40% kõrgharidusega inimestest teeb tööd, milleks ei ole tegelikult kõrgharidust vajana. Täpselt. Me oleme teda ju maksumaksja raha eest koolitanud, et kui me räägime ka, et haridus on nagu investeering, et ma ei tea, ettevõtjana, kas sa oled nõus investeerima raha kuhugi, kus ei too tagasi mitte tulu, vaid kulusid, just, ja ikkagi minu see põhinäide alati, et kui Soomes läheb peale põhikooli kutseharidust omandama circa 50%, eks ole, Sveitsis 60%, siis Eestis 30%, eks ole. 30 on palju. Vabandust, jah, 27%. Ehk siis, et kui me sellega kiiresti ei tegele, sealt hakkab pihta, eks ole, et kui me ikkagi võimaldame kõikidele keskharidust, siis meil ei olegi kutseõppes õpilasi, sest meil on ju kõigile võimaldatud keskharidus kodu lähedal. Kaua me neid lumehelbekesid oodame, ei ole võimalik. Nii on, aga võib-olla lõpetuseks ma räägin sulle ka ühe nalja, et meil oli eelmine aasta oli üks arutelu õhtu, kus oli ka kutsekoja juht ja siis rääkisime ka sellest, et ütleme, see eeltöö tuleks teha ju põhikoolis juba ära, et selgitada välja karjääri, huvi, tugevused, muud asjad, et oli läinud ka üks noor siis peale, ma ei mäleta, kas ta oli peale põhikooli või gümnaasium, vist pigem peale põhikooli, oli läinud siis sinna metsanduskooli mingit eriala õppima, mingit metsaeriala. Ta oli vist 1,5 aastat õppinud ja siis kui praktikale läks, siis metsas selgus, et kardab sääski ja suuri puid. Jah, ei tõesti usun, sest missioonitundest ma võtan igal aastal kuskil 3-4 praktikanti. Osad luuakoolist ja osad siis ülikoolist. See on jube hea nagu ja just minu jaoks on see tagasiside, et mis kvaliteeti siis sealt tuleb, ja nagu ikka kvaliteet on kõikuv, aga kohati ikkagi olen väga pettunud ka. Vot, kuule, see 3/4 tundi on lennanud nagu linnutiivul, et aitäh, et sa leidsid metsade majandamise kõrvalt selle aja, et tulla siia vestlema. Oli hariv, ka minu jaoks selles mõttes. Ma loodan, et ka lugejate jaoks, kuulajate jaoks, vaatajate jaoks oli põnev. Ja aitäh, Taavi! Ja, tänud kutsumast! Ja Kaarman kõnetab, täna lõpetab, aga paari nädala pärast oleme tagasi juba uue teemaga, uue inimesega, mis ma loodan meid kõiki kõnetab. Aitäh ja uute kohtumisteni!